Alustame Vinni Pajusti gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktusega. Aktuse paremaks õnnestumiseks palume lülitada välja mobiiltelefonid. Palume kooli lipu sissetoomiseks tõusta püsti. Koolile me üheskoos mõtleme, kooliaeg on see, mis ei udune. Siin on aegu, mil tunda võid halvasti ja on aegu, mil oleme kui õde ja vend, hetki, mis sul iiagi ei udune. Need ei udune. Kaksteist aastat oleme Vinni Pajusti gümnaasiumis õppinud, kasvanud, arenenud, saanud siit koolist nii sihi ja järjekindlust kui kodanikujulgust. Täna anname teile 35 lend üle koolilipu. Kasvagu ja arenegu kool teie valitsemise ajal jõudsalt ning saagu lipul ole tammagu veelgi elujõudu juurde. Hoidke kooli au ning head nime! Hoiame seda lippu auga, et saaksin selle järgneval aastal anda niisama vääriliselt, et järgmisele lennule edasi. Sõna on Vinni Pajusti gümnaasiumi direktoril Henri Kallastel. Austatud vallavanem, head õpetajad, lugupeetud lapsevanemad, õpetajad, külalised. Vinni Pajusti gümnaasium saadab täna koolist ära järjekordse lennu. Peatselt on nendest 26 noort mehest ja neiust meie eest saanud Vinni Pajusti gümnaasiumi 34. lend. Kallid õpetajad, tänane päev on teie jaoks väga tähtis ja eriline.
Õppenõukogu otsusega number 4 18. juunist olete teie Vinni-Vaeste gümnaasiumi lõpetanud ja seega arvatud meie rohkearvulise Vilistas pere noorimateks liikmeteks. Siiamaani on koolitöö olnud teie tähtsam tegevus argipäevaselt ehk tüütu, aga teinekord kordumatult huvitav. Te jätkate hüvasti oma armsaks saanud koolimajaga, kuid loodan, et jätkate suhtlust oma kooli ja koolikaaslastega ning teile täna nii tähtsal ja erilisel päeval tahaks ma uskuda ja loota, et teie võtate siit lahkudes kaasa ainult ilusaid ja helgeid mälestusi. Aga üht tean ma kindlasti, et kui on ka mõningaid tumedaid laike kellegi teie mälu hulgas kooliaja kohta täna, siis aeg, kui suur meister küll kõik ära silub ja ümber kujundab ning kunagi aastate pärast jääb kooliaeg mälestuse ikka põneva ja helgena. Tänane päev tähendab teile täiesti uue aja algust. Teil tuleb langetada otsus edasiseks, kuhu minna ja mida teha edasi. Oma valikute tegemisel peate arvestama paljude teguritega, mis ahendavad märgatavalt teie valikuvabadust. Kuid peaasi, et valite sellise elukutse, mis teile meeldib ja on jõukohane. Tänase päevaga ei lõpe teie õpingud. Õppida tuleb elus ja igal sammul, sest ühiskond, majandus, tehnoloogia ja ka haridusprotsess ise on pidevas arengus, millega tuleb kaasas käia ja kursis olla. Hetkeks viskame pilgu ka parimate lõpetajate nimekirja. Meie parimad lõpetajad. Kuldmedaliga lõpetav Kaisa Aunapuu. Medaliga lõpetav Simar Alamaa, Maarja Mäomaa ja Elisaveta Kravtšenko. Ja neljade liitega lõpetab Nikita Tšernomorets. Meie parimad riigieksamite sooritajad Elisaveta Kravtšenko, Maarja Mäomaa, Kaisa Aunapuu, Lisette Viter, Rasmus Sirm, Vanessa Kuusmik, Robert Holtzmann ja Nikita Tšernomorets. Riigieksamite tulemused olid üle vabariigi keskmist ja olid ka võrdlev. Inglise keel on vabariigis 70, meie õpetajad on ka 70, see on see 100. Ja mis on ülejäänud matemaatika, kui vabariigis on 58 punkti 100, Lääne-Viru maakonnas on 49,7, meil on lausa 63. Ja olete tublid. Aine olümpiaadil on häid tulemusi saavutanud Simar Alamaa, Kaisa Aunapuu, Stefan Innos, Oskar Maripuu, Miia-Maria Matikainen, Simon Sepa, Liia-Andra Stokman ja Eger Püksik. Meie kooliüritusel on aktiivselt osanud kogu klass, aga eestvedajad olid Kaisa Aunapuu ja Maarja Mäomaa. Aitäh! Ja meie sportlased olid Vanessa Kuusmik, Oskar Maripuu, Miia-Maria Matikainen, Alice Metsla, Lisette Morozov, Lisette Viter, Arles Martin Vinni ja Nikita Tšernomorets. Mida meil soovib esile tõsta? Klassil oli tore traditsioon jõulude ees valmistada piparkoogi maju ja korraldada nende näitusmüük. Nad on heatahtlikud ja kaaslasi toetavad. Nii et suur kiitus teile. Tänast päeva olete kindlasti kaua oodanud, sest tundus ju teile, et kool piirab teie vabadust. Kuigi mõnikord kipusite unustama, et vabadusega kaasneb ka vastutus, ei tõusnud selle suur tüli, sest õpilasel on paljudki asjad andestavad põhimõttel, et nad on ikkagi veel õpilased ja mitte täiskasvanud. Nüüd on asjad teisiti.
Tänasest langeb kogu vastutus teie ees seisva elu eest teie enda õlgadele. Meie ei saa teid enam selles aidata. Teil tuleb hakata liikuma oma elutee. Liikuda võib mitut moodi, kas tormates läbi elu või liikuda nii, et on aega ka mõtistusele ja meenutustele. Kui te vaatate enda ümber, siis te näete, et suur hulk inimesi, kes tormavad liirisedes läbi elu ja kes kurdavad, et neil on kiire ja et neil on palju tegemist, aga märki nad ennast ei jäta. Ma loodan, et teie suudate liikuda nii, et teil on jälgi täis. Minge küll edasi, kuid ärge jookske läbi elu. Hoidke silmapiiril neid, kes lähevad teie ees ja hoidke tempot nendega, kes käivad teie kõrval. Leidke aega üksteise ärakuulamiseks ja mõistmiseks. Elu on muutunud tohutult kiireks. Pidevalt tekib hirm, et me jääme millestki oluliselt ilma. Tegelikult vajame aega ja tahtmist, aega maha võtta ja üksteist mõista. Oma parema arusaamise järgi on teid head õpetajad, juhendanud ja harinud paljud õpetajad. Nad on aidanud teil kujundada oma teadmiste ja maailma nägemise pagasid. Armastuse, hoolivuse ja lootusega on teid kasvatanud teie vanemad. Paljustki olete just teie olnud oma vanematele nende elu mõte. Ma tänan teid, isad, emad ja õpetajad, selle hoolitsuse, armastuse ja õpetuse eest. Tänu millele on nüüd suure alguspäevadel suur rõõm käita anda gümnaasiumi õppetunnistused tänastele õpetajatele. Mingi siis teele, mu noored sõbrad, ja tundke ikka rõõmu üle elu üle, isegi siis, kui ta talle vahelt ületamatu näivad takistuse toob. Ja teile tundub, et te iialgi oma eesmärgile ei jõua. Ütlevad ju luulereadki nii. Sa tead, et puhtalt käidud tee on tähtis, et eesmärk iial teed ei püüdse ja kui ei saavutagi sihitähti, siis ikka, sest miski ikka jääb ja see on tee. Palju õnne teile gümnaasiumi õpetamise puhul, aitäh! Lõputunnistused annavad kätte direktor Henri Kallaste ja klassijuhataja Maiu Volkan. Loen ette Vinni Pajusti gümnaasiumi õppenõukogu otsuse number 4, 18. juuni 2025. Kiituskiri väga hea õppimise eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest eesti keeles, inglise keeles, kehalises kasvatuses, bioloogias, keemias. Tänukiri väga tubli ja aktiivse töö eest õpilasesinduses. Lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Kaisa Aunapuu. Täname ka Kaisa vanemaid ja palume siia ette tulla. Kiituskiri väga hea õppimise eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest eesti keeles, kehalises kasvatuses. Lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Simar Alama.
täname ka Simari vanemaid ja palume siia ette tulla. Kiituskiri väga hea õppimise eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest vene keeles, lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga Elisaveta Kravtšenko. Täname ka Elisaveta vanemaid ja palume siia ette tulla. Kiituskiri väga hea õppimise eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, tänukiri väga tubli ja aktiivse töö eest õpilasesinduses, õpilasesinduse president, lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga Maarjo Mäomaa. Täname ka Maarjo vanemaid ja palume siia ette tulla. Gümnaasiumi lõpetab Robert Holtzmann. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles. Gümnaasiumi lõpetab Stefan Innos. Gümnaasiumi lõpetab Termo Kruusmann. Gümnaasiumi lõpetab Kaspar Markus Kuusik. Gümnaasiumi lõpetab Karl Markus Kuusk.
kooli kiituskiri hea õppimise eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest kirjanduses vene keeles. Gümnaasiumi lõpetab Vanessa Kuusmik. Kooli kiituskiri hea õppimise eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, tubli korvpallur. Gümnaasiumi lõpetab Oskar Maripuu. Kooli kiituskiri hea õppimise eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, ajaloos. Gümnaasiumi lõpetab Miia-Maria Matikainen. Gümnaasiumi lõpetab Alice Metsla. Gümnaasiumi lõpetab Lisette Morozov. Kooli kiituskiri hea õppimise eest, gümnaasiumi lõpetab Jaana Onga. Gümnaasiumi lõpetab Janette Kogor. Gümnaasiumi lõpetab Armo Ritson. Kooli kiituskiri hea õppimise eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, gümnaasiumi lõpetab Simon Selva. Gümnaasiumi lõpetab Rasmus Sirm. Palju väikseid sõnne ilmas ringi käib, need
kiituskiri väga heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses. Gümnaasiumi lõpetab Liiandra Stockmann. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, kehalises kasvatuses. Gümnaasiumi lõpetab Keir Mattias Tompen. Kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, kehalises kasvatuses, tubli korvpallur. Lõpetab gümnaasiumi 4 ja 5-ga. Nikita Tšernomorets. Gümnaasiumi lõpetab Helena Vels. Kooli kiituskiri hea õppimise eest. Kiituskiri väga heade tulemuste eest kirjanduses. Gümnaasiumi lõpetab Lisette Üder. Kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, tubli korvpallur. Gümnaasiumi lõpetab Arles Marten Pinni. Gümnaasiumi lõpetab Eger Üksik. Täname 12. klassi klassijuhatajat Maiu Vahkalit. Sõna on Viini vallavanemal Erki Savisaarel. Austatud gümnaasiumi lõpetajad, direktor, õpetajad, koolipere, vanemad ja külalised.
Täna oleme kogunenud siia, et tähistada erilist päeva. Päeva, mil Vinni Pajusti gümnaasiumis lõpetab järjekordne lend noori. See on hetk, mil vaatame tagasi kõigile teie saavutustele ja edusammudele, mis on teid siia toonud, ja samal ajal vaatame lootusrikkalt teele, mis seisab teie ees. Esmalt tahan teid tänada ja õnnitleda, kallid lõpetajad. Teie pingutused, rasked päevad ja ööd on vilja kandnud. Teie pühendumine, soov õppida ja kasvada on toonud teid siia, et tähistada teise olulise verstaposti läbimist oma elus. Iga raamat, mille olete lugenud, iga probleem, mille olete lahendanud, iga sõprus, mille olete loonud, on kujundanud teid tugevateks, intelligentseteks ja hoolivateks noorteks, kes on valmis maailma valutama. Igaüks teist on teinud midagi erilist. Olgu selleks akadeemilised saavutused, sportlikud edusammud või kunstilised väljakutsed. Teie mitmekesine andekus ja pühendumus on toonud au ja kuulsust nii koolile kui ka Vinni vallale. Tänane päev ei tähenda lõppu, vaid uut algust. Teie ees on suur maailm täis võimalusi. Usaldage oma instinkte, järgige oma kirgi ja ärge kartke unistada suurelt. Oluline on see, et ei laseks hirmudel ja kahtlustel ennast takistada, vaid julgete astuda samme oma unistuste poole. Paljud teie hulgast jätkavad oma õpinguid väljaspool kodust Vinni valla. Kuid teadke, et ka Vinni valla haridussüsteemil on veel üht-teist pakkuda. Siin lähedal Mõdrikul asuvas Tallinna Tehnika kõrgkooli teenindusmajanduse instituutis. Kui teie haridustee viib teid kodukandist kaugele, siis teadke, et olete alati oodatud tagasi, et saaksite rakendada oma omandatud teadmisi Vinni elu edendamisel. Ma tahan eraldi tänada õpetajaid, kes on olnud teie juhendajad selle teekonna jooksul. Teie pühendumus, lahkus ja teadmised on aidanud meie lõpetajatel kasvada ja areneda. Teie oskused noorte inspireerimisel ja toetamisel on olnud hindamatud. Teie panus muudab meid paremaks, sest usute tulevikku, mis viib edasi meie väärtuseid ja kus täituvad unistused. Head lapsevanemad, teie armastus ja toetus on olnud teie laste edusammude aluseks. Täna on päev, mil te saate olla uhked mitte ainult oma laste saavutuste üle, vaid ka selle üle, et olete olnud neile tugevaks toeks ja julgustajaks. Ning kindlasti vajavad nad seda toetust ka tulevikus. Lõpetuseks tahan öelda teile, head lõpetajad, et Vinni Pajusti gümnaasium on andnud teile mitte ainult teadmisi, vaid ka väärtusi, mis aitavad teid tulevikus õigete otsuste tegemisel. Olge uhked selle üle, kes te olete ja mille olete saavutanud. Te olete valmis võitma maailmas omale kohta. Pidage meeles, et igaühel on võime mõjutada ümbritsevat positiivselt, olgu see siis meie kogukonnas, riigis või laiemalt. Olge alati avatud uutele teadmistele, tundke uhkust oma juurte ja kodukandile. Soovin teile kõigile edu, õnne ja seiklusi edaspidises elus. Teie teekond on alles avatud. Aitäh! Tütarlaste ansambel esitab laulu Su ees on maailm lai.
seda, ära võta õnne, see ei leia sind, siis kui sina enne pole peale näinud, kägesid võib tõsta, vaigistada tuud, ära lase öelda kellelgi saanud, su ees alati maailm lai. Su valida, mis teed sa käid, sa põled su südame neid. Kaugel sa võid lahkuda, sa võid lahingutest üles tõusta võid teha, sa võid tõusta tippu juurde kohale, peab tõele lõppu, loomudega tees, ärge sa võid suuda, kui tuleb loomulikult, sa maailma võid muuta, sa võid luua, ära unusta neid, kes su lähedal, nüüd kui oled minemas, su ees alati maailm lai. Su valida, mis teed sa käid, sa põled su südame neid. Ja negudega kaotsi näid, sa tead sinu ees on maailm lai. Oled kõik sa, oled kõik sa, oled kõik sa, oled kõik sa. Sinu sees, kuulub su siit veelise puuga. Otsid midagi vahel, sa võid teha, mis kõik seda teesa. Sinu sees, kuulub su siit veelise puuga. Otsid midagi vahel, sa võid teha, mis kõik seda teesa. Su ees alati maailm lai. Su valida, mis teed sa käid, sa põled su südame neid. Ja negudega kaotsi näid, sinu sees, kuulub su siit veelise puuga. Otsid midagi vahel, sa võid teha, kus sa nägid seda teesa. Sinu sees, kuulub su siit veelise puuga. Otsid midagi vahel, sa võid teha, kus sa nägid seda teesa. Üheteistkümnenda klassi poolt tervitab Lisette Lillepuu. Kallid lõpetajad, õpetajad ja külalised. Vaieldamatult on täna teie jaoks eriline päev 12 klass. See lõpetab ühe peatüki ja avab järgmise. Meie 11 klass seisame siin väikese kadeduse, kuid suure imetlusega. Teie julgus, visadus ja omavaheline ühtehoidmine on õpetanud meile rohkem, kui tunniplaanis leiduvad õppeained kunagi suudaks. Saadame teid teele teadmisega, et olete valmis täide viima enda unistused. Ärge kartke eksida, sest just eksides me õpime ja kasvame. Meie 35. lend usume teisse. Palju õnne ja edu teile kõigile! Sõna on 12. klassi klassijuhatajal Maiu Mahkalil. Kallid lõpetajad, nõuklass. Lugupeetud lapsevanemad, külalised, õpetajad. Olen olnud teie klassijuhataja 7 aastat. Mõnele ainult ühe. Aga ikkagi olete minu klass. Te kõik. Ja siin ma olen, pidamas teile kõnet.
öelda tahaks nii palju ja väga erinevaid asju. Et raske on leida selle kõige õigemaid ja kõige paremaid sõnu, mis nad küll olema peaks. Ja tegelikult on nii, et veel kõige rohkem öelda tahan. See tuleb meelde alles siis, kui te juba läinud olete, siis ma mõtlen, Kasparile ma tahaks öelda seda, Rasmusele võib-olla seda või küsida seda. Ja kiita millegi eest, viis ette naerutust teha, mida iganes. Aga siis on juba hiljem. Ja selle kõnega on ka täpselt nii nagu kõige muuga. Et ma ei tea, kas klass on õpetaja nägu või õpetaja klassi nägu, et nii seda kui teist, et kuidas teil nende kodutöödega oli? Mis kell need lõppesid teil? Vist viimasel minutil. Ja mõnikord oli vaja kasutada abi. Eks püüdsin minagi nii. Võtan appi selle targa AI. No ja aitas. Ja kui ma seda lugesin, siis ma teadsin täpselt, miks eesti keele õpetaja ütles. No seda nad on ise kirjutanud. Nii see oli. No ma ei tea, oleks võinud mingit Ameerika seriaali vaadata, oleks täpselt sama juttu. Aga mis ma teile siis öelda tahan? Et te olete kogu aeg olnud terve aasta abituriendid. Ja siis ma ütlesin, et kes see abiturient on? Abiturient on see, kes valmistub minema teele. Valmistub lahkuma, valmistub jätkama oma teed. Ja seda te terve aasta olete teinudki. Valmistunud jätkama oma teed. Nüüd, kui te vaatate oma tunnistust, siis peaks olema seal kirjas kõik see, mis te kokku korjasite, et selleks, et seda järgnevat teed käia. Kuidas tundub? Kas jätkub kõigest? Või on puudu midagi? Õpetajad on siin suure süle ja seljaga jaganud oma teadmisi. No matemaatikast emakeeleni ja laulmisest keemiani. Ikka rohkem ja rohkem ja rohkem. Kui palju te omaks võtsite, kes seda teab? See selgub hiljem. Esse on öelnud, et me saame jagada teadmisi, aga me ei saa jagada tarkust. Ja see tarkus, kuidas kõike seda, mis te olete nüüd kogunud ja kokku korjanud ja kaasa saanud, kuidas te seda kasutama hakkate kõige paremal viisil? Mis te sellest saate? See tarkus tuleb teil meil endale selgeks teha. Ja see tarkus tuleb tasapisi. Ma ei tea, kas see teid lohutab, aga kunagi see tuleb. Läbi kogemuste, läbi vigade, läbi eksimuste, läbi paranduste, pettumuste ja kõige selle. Aga see tarkus tuleb. Uskuge mind, ta tuleb. Kunagi ikka. Aga mis ma teile soovin? Ma soovingi selle sama, mida siin on soovitud juba. Julgust. Julgust minna edasi. Julgust unistada. Kohe nii võimatult, et tundub, et nii ei saagi kunagi. Ja viige vähemalt pooled neist asjadest ellu. Mis ma veel soovin? Ma soovin, et teil läheks hästi. Ja et ma saaks teada, kuidas teil läheb. Mind tõesti huvitab see. Mulle läheb see korda. Et te olete alati oodatud ette kandma, kuidas te läheb. Ma ei saa teile enam saata ei kooli ega sõnumeid ega mitte mingeid asju, et teada saada. Te niikuinii ei loe, eks ju neid, te ei lugenud tänaseks kellegi. Et keegi ei teadnud, mis kellaks tuleb tulla. Aga ma ikkagi ootan teid, et antaksite teada, kuidas teil läheb. Et te olete minu klass. Ja lapsed on oma kodunägu. Nad tulevad oma kodust. Ja see, mis teil nad sealt kaasa on saanud, seda on näha siin koolis. Nad on töökad, nad on tublid. Nad on valmis toimetama ja tegema. Et tänu teile vanemad, et te olete kasvatanud tublid, arukad, edasipüüdlikud noored, kes ei jää peatuma, vaid tahavad minna edasi. Suur tänu teile kõigile, kes te siin olete. Ja tahan tänada ka oma kolleege, kes olite kannatlikud, järjekindlad, heatahtlikud, targad. Iga tund, iga selgitus, iga julgustav sõna, mis te jagasite, on jätnud jälje ja kujundanud neid noori inimesi. Suur tänu teile selle eest. Nüüd meile kõigile palju õnne kooli lõpetamise puhul. Ja nüüd hingake sügavalt sisse. Tulevik ootab teid. Palju õnne kõik.
lapsevanemate poolt kõneleb Merike Tõnnis. Head Vinni-Pajusti gümnaasiumi 34. lennu lõpetajad, austatud õpetajad, kooli juhtkond, lapsevanemad ning külalised. Täna on päev, mil rõõm mahub igasse naeratusse ja tänutunne igasse pilku. See on päev, mil vaatame tagasi, et meenutada, kust kõik alguse sai ja samal ajal pöörame pilgu tulevikku, lootuse, uhkuse ja tänutundega. Gümnaasiumi lõpetamine ei ole pelgalt ühe etapi lõpp, vaid ka uue algus. See on hetk, mil võime peatuda, et avaldada südamlikku tänu kõigile neile, kes on selle teekonna jooksul olnud teejuhtideks, toetajateks ja inspireerijateks. 2. septembril 2013. aastal andis enamusele teist aabitsa Vinni-Pajusti gümnaasiumi esimene direktor Jüri Vanajuur. Täna soovime siiralt tänada ka teie esimesi õpetajaid, Agnis Pelmani ja Merjana Roosovat. Nende pühendumus ja hoolivus panid aluse teadmistele, väärtustele ja harjumustele, mille vilju te nüüd lõpetajatena endas edasi kannate. Aitäh teile! 34. lend on tõepoolest ka silmapaistev, mitte ainult oma tegude, vaid ka iseloomu ja ühtekuuluvustunde poolest. Te eristusite teistest juba 5. klassist alates, mil passite silma kui üks kooli kõige temperamentsemaid klasse. Tookordse olukorra kulminatsiooniks oli see, et suundusite julgelt kooli direktori juurde sooviga saada endale klassijuhatajaks õpetaja Maju Vahval. See otsus osutus äärmiselt kaalutletuks ja viljakaks. Alates 6. klassist sai teie klassijuhatajaks just nimelt õpetaja Maju, kes on tänaseks olnud teie kõrval juba 7 aastat. Need aastad, mis esmapilgul tunduvad pikad, on möödunud tegelikult linnutiinil. Õpetaja Maju on olnud erakordne õpetaja, kes suutis vormida teist ühtse ja toetava klassivere. Tema pühendumus, kannatlikkus ning siiras hoolivus on jätnud teie koolidesse sügava ja kestva jälje. Aitäh, armas õpetaja Maju! Teie suve süda ja teie oma tehtud küpsetised jäävad alatiseks meie lastele meelde. Suur tänu! Täname südamest kõiki õpetajaid ja kooli juhtkonda, kes on nende aastate jooksul pühendunult toetanud ja juhendanud meie lapsi. Teie siirus, hoolivus ja järjepidev töö on olnud hindamatu väärtusega kogu selle teekonna jooksul. Aitäh teile! Soovime tänada ka kooli direktorit Henri Kallastet ning Vinni vallavalitsust. Tänu teie toetusele ja otsustele oli meie lastel võimalik läbida gümnaasiumiosa oma kodukoolis. Suur tänu! Samuti soovime tänada koolikokkasid ja armat maitsvate toitude eest. Aitäh! Kallid lõpetajad, soovime teile kõikide unistuste täitumist ning julget ja kindlat lendu. Hoidkem kokku ja kohtume ka mõne aasta pärast vilistlaste peal. 34. lennu lapsevanemad. Palun aula ette tulla klassijuhatajal Maju Vahvalil ja koolidirektoril Henri Kallastel.
abiturientide poolt kõneleb Miia-Maria Matikainen. Head õpetajad, armsad vanemad ja külalised ning kallid klassikaaslased. Osad meist saavad öelda, et me tulime koos siia kooli juba 12 aastat tagasi. Ma usun, et me oleme uhked selle üle, et saime võimaluse siia kooli käsikäes tulla ja nüüd siit käsikäes ka välja minna. 10. klassi saabudes oli meil kõigil pisut närv sees, kuna teadmatus, kellega me hakkame rohkem aega koos veetma kui oma sõprade või vanematega. Aga meil vedas. Kokku sai kõige varem klass. Me ei olnud ainult üks klass, vaid ühine meeskond. Näiteks, kui tundsime, et päev oli juba jube pikaks teinud, siis kogunesime mõne klassiruumi ette ja pidasime ühise koosoleku, et me nüüd lähme üheskoos koju. Tutvustan teile meie klassi motot. Üks kõigi, kõik ühe eest. Nii saime kõik koos koju mindud. Eriti ärevad olid hommikud, kui raamatu vastamine oli. Järsku olid kõik varem koolis. Kuna enne tundi käis kibe vestlus õpilastega, kes olid päriselt raamatut lugenud. Meil oli tavapärane viisakalt 5 minutit hilineda, aga õpetajad said sellest lõpuks vist taha. Aitäh, klass, et me nii ühised olime. Hoidsime ühte. Tänu sellele ma usun, et oleme täna siin. Aitäh, õpetajad, kes kuulasid iga meie argumendi ära, kuna meil oli alati midagi öelda. Isegi, kui me teadsime, et see päris nii ei ole. Vabandust, see oli lihtsalt meie taktika, et võimalikult vähe tunnitööd peaksime tegema. Kahjuks ainus õpetaja, kes sellega liimile ei läinud, oli õpetaja Reimurs. Aitäh teile, kallid õpetajad! Aitäh, vanemad, et te toetasite meid sooja toidu ja sooja magamiskohaga. Nüüd on hetk, kus soovime tänada meie kõige kallimat toetajat. Selleks on meie klassijuhataja Mari Vorkal. Me vist ei olegi kunagi kasutanud sõna klassijuhataja, kuna ta oli alati midagi suuremat. Meie toetaja, sõber, tugised, kes kunagi ei vastanud, et ei saa, vaid leidis lahendused. Kui talle isegi see mõte ei meeldinud, siis ei sõna me kunagi ei kuulnud. Me soovime nüüd, andsime üle Maiule kingi ja me kingime oma kõige kallimale toetajale puhkuse. Täpselt sinna, kuhu ta ise soovib minna. Me loodame peale reisi kuulda reisimulleid ja kohti, mida sa külastasid. Aitäh, Maiu! Aitäh, klassikaaslased, et me selle teekonna koos ette võtsime ja nüüd koos lõpetame. Aitäh! Me soovime tänada õpetajaid lillereiaga ning samuti pärast aktust ootame kõiki vanemaid ja lõpetajaid väikesele suupistele. Aitäh, 34. lend! Südames, sest me ei ole olevad õpetuseks ellu sõna.
väike viisijutt me puhutsin täna. Peate käima aastaid terve koolis. Ärge arvake, et kõik nüüd lõppes. Elus on teil ees veel palju trüppe. Ma seda ära teele ärge olge suvel hilja õues, siis just paar mõtted mitmel põues. Võõras kohas kätte, muidu sind ei saagi nemad kätte. Lapsed, lapsed. Järgnevalt kuulete ansambli esituses Piret Laikre laulu Aastate kingitus.
sellega on meie aktus lõppenud ja me lubame kõigepealt välja minna lõpetajatel, kes suunduvad sisehoovi, kus te kõik saate neid õnnitleda ja siis kuulake hästi ka, kui fotograaf hüüab, et on vaja pilti hakata tegema, siis kogunege sinna, kus fotograaf ütleb, et te peaksite kogunema.